Tervist! Mõtleme korraks. Kuidas on see võimalik, et terve kontinent, mis alles paranes ühest täiesti kohutavat sõjast, libises pea ees otse teise, veelgi hullemasse konflikti? Selles loos vaatamegi, kuidas rida pealt näeb väikeseid otsuseid viis samm-sammult täieliku katastroofini. Teate, asi polnud ju üldse nii lihtne, et üks sündmus pani kõigele paugu. See oli pigem nagu doominokivide rida. Üks kivi lükkas teise pikkali. Rida valearvestusi, lootusi ja järeleandmisi. Lähme ja vaatamegi nüüd seda teekonda lähemalt. Niisiis, kujutage ette 1930 aastate keskpaika. Olukord Euroopas oli, üsna segane. Rahvaste liit, mis pidi rahu tagama, oli ausalt öeldes täiesti hambatuks jäänud. Ja Ameerika, nemad hoidsid seal ookeani taga rangelt omaette. See tekitas võimuvaakumi, mis oli lihtsalt ideaalne pinnas kellelegi, kellel olid, ütleme nii, et suured ja agressiivsed plaanid. Ja muidugi, Hitler nägi oma võimalust. Ta hakkas teadlikult proovima, kui kaugele tal minna lastakse. Kõigepealt viskas ta Versailles lepingu lihtsalt prügikasti ja hakkas ehitama massiivset armeed. Siis marssisid tema väed Reini demilitariseeritud tsooni, kuigi see oli rangelt keelatud. Ja mis te arvate, mis lääs tegi? Absoluutselt mitte midagi. Vaikus. See oli Hitlerile justkui roheline tuli, reeglid on selleks, et neid rikkuda. Kui saad karistamatult tegutseda, siis miks peaks peatuma, eks ole? Isu kasvas süües ja nii läkski pilk järgmise sihtmärgi peale. Otse naaberriigi Austria suunas. See oli esimene suur doominokivi, mis päriselt langes. Ja siis see juhtuski. Märks 1938 Saksa tangid mürisevad üle piiri Austriasse ja vastupanu mitte mingisugust. Hitler teatas lihtsalt, et Austria on nüüdsest osa Saksamaast. Ja oligi kõik. Üks iseseisev riik pühiti ühe hetkega Euroopa kaardilt minema. Seda me tunneme ajaloos Anschlussina. Ja et see kõik ikka ilus ja seaduslik välja näeks, tehti muidugi ka rahvahääletus. Ja tulemus, kuulge, uskumatu 99,73% hääletas poolt. See oli muidugi täielik tsirkus, aga propagandana toimis suurepäraselt, jättis mulje, justkui terve Austria rahvas olekski seda tahtnud. Ja mis maailm selle peale tegi? Üldiselt vaatas lihtsalt pealt. Ja siit tulebki mängu see kuulus ja kurikuulus sõna lepituspoliitika. Teate, Suurbritannia ja Prantsusmaa olid esimesest maailmasõjast nii läbi, et nad kartsid uut sõda paaniliselt. Nad siiralt lootsid, et kui Hitlerile natuke anda, mida ta tahab, siis ta jääb rahule. Nad lihtsalt keeldusid uskumast, et keegi võiks tahta seda kõike uuesti alustada. Kui valesti nad arvestasid. Aga kas Hitler jäi rahule? Muidugi mitte. Järgmisena pööras ta oma pilgu Tšehhoslovakkia poole. Ja see kriis, see oli hetk, kus lepituspoliitika pandi lõplikult ja halastamatult proovile. Hitleril oli muidugi jälle hea ettekääne olemas. Sudeedimaa. See on siis Tšehhoslovakkia piirala, kus elas palju etnilisi sakslasi. Ja Hitler nõudis häälekalt selle ala loovutamist, ähvartades vastasel juhul sõjaga. Kogu Euroopa hoidis hinge kinni. Ja lahendus, see on läinud ajalukku kui Müncheni kokkulepe. Lauda istusid 4 suurt, Suurbritannia, Prantsusmaa, Itaalia ja Saksamaa. Nad otsustasid anda Sudetimaa Hitlerile, aga teate, kes laua taga ei olnud? Tšehhoslovakkia ise. Kujutage ette, teie riigi saatus otsustatakse, et teid ei kutsutagi kohale. Ja siis on see kuulus pilt, kuidas Briti peaminister Neville Chamberlain maandub Londonis, lehvitab selle paberitükiga ja kuulutab, ma tõin teile rahu meie ajaks. See osutus üheks ajaloo kõige traagilisemaks ja lühiajalisemaks rahuks. Nii et diil oli sisulist selline, et ohverdame Tšehhoslovakkia, et päästa ülejäänu Euroopa sõjast. Loodeti siiralt, et see on Hitleri viimane suur nõudmine ja nüüd saabub rahu. See lootus purunes kildudeks. Ja mitte aastate pärast, vaid kõigest 6 kuu pärast. Märtsis 1939 marssisid Saksa väed Prahasse ja neelasid alla kogu ülejäänud riigi. See Müncheni paberitükk ei maksnud enam mitte midagi. Ja see oli hetk, kus läänes lõpuks koitis, see mees ei peatu, järeleandmised ei toimi, need teevad teda ainult julgemaks. Lepituspoliitika oli surnud, nüüd tõmmati punane joon maha ja see joon oli Poola. Lubadus oli kindel, rünnak Poolale tähendab sõda. Aga just siis, kui tundus, et rindejooned on selged, tuli mängu veel üks täiesti ootamatu ja šokeeriv käik. Diil, mida keegi poleks osanud oodata. Diil 2 surmaväinlase vahel.
23. august 1939. See uudis lõi maailma pahviks. Natsi-Saksamaa ja Nõukogude Liit sõlmivad mittekalletungi lepingu. 2 süsteemi, mis pidid olema teineteise vastandid, surusid järsku kätt. See on kurikuulsad Molotovi-Ribbentropi pakt. Aga asjal oli 2 poolt. Avalikkusele näidati ilusat paberit, me ei ründa teineteist 10 aasta jooksul. Kuid tegelik sisu oli salajases lisaprotokollis. Ja seal jagati omavahel ära terve Ida-Euroopa. ja meie jaoks on siin eriti valusad nimed Soome, Eesti, Läti. Lisaks veel Poola idaosa ja Bessaraabia Rumeenias. Kõik need lükati lihtsalt Stalini mõjusfääri ja keegi ei küsinud neilt riikidelt midagi. Miljonite saatus otsustati suletud uste taga Moskvas. Hitleri jaoks oli see geniaalne lüge. Nüüd oli tal seljatagune kindlustatud. Ta ei pidanud kartma sõda 2 rindel. Stalin oli andnud talle rohelise tule Poola ründamiseks. See oli viimane takistus, mis sõjateelt kadus. Ja täpselt nädal hiljem, 1. septembril 1939, see algaski. Sissetung Poolasse, teine maailmasõda oli alanud. Ja see kõik toob meid tänasesse päeva tabasi. Mida me sellest loost õppisime? Ajalugu ei korda ennast kunagi 1 ühele, aga need küsimused on ju igavesti aktuaalsed. Kuidas suhelda agressoriga? Mis on järeleandmiste tegelik hind? Ja see kõige olulisem küsimus, kas me oleme tegelikult mineviku vigadest midagi õppinud?